Statistikaameti andmetel on täna Eestis üle 50 000 töötu, kes kõik peavad tuge saama Töötukassalt. Eesti Töötukassa sai aga tänasega omale uue juhi, kes näeb, et ruumi uueks hingamiseks on nii asutuse siseselt kui ka tööturul laiemalt. 50 kandidaadi seast valis Eesti Töötukassa nõukogu uueks juhiks Gert Tiivase, kes on varem pikalt tegutsenud majandusvaldkonnas, omades töökogemust nii Tallinna börsil kui ka East Capitalis. Töötukassal on selline huvitav nõukogu, et meil on siin esindatud tööandjad, ametiühingud ja siis ministeerium. Ja meile tundus, et Gerdi näol me saame sellise hea tasukaaluka juhi, kes suudab siis meie kolme osapoolt kokku tuua ja see nagu väike sisse kirjutatud konflikt saaks tema puhul siis selge suunised, kuidas edasi töötada. Tiivase sõnul on Töötukassa olnud ka seni hästi juhitud organisatsioon ning esmalt tuleb tal enne otsuste tegemist vaadata asutuse kapoti alla. Küll aga tunnistab ta juba täna, et ilmselt saab esimeseks ülesandeks organisatsiooni efektiivsuse ülevaatamine, et näha, kas kuskil annab püksirihma kokku tõmmata. Püksirihma koomale tõmbamine ei ole kunagi eesmärk omaette, et loomulikult me peame tagama, et süsteem oleks jätkusuutlik, süsteem töötaks hästi, teenused on kvaliteetsed, teenused on hästi kättesaadavad ja need inimesed, kes seda tuge vajavad, sel hetkel seda tuge saavad. Aga teistpidi ma usun seda, et iga süsteem, iga ettevõtte, iga inimene saab ja peab alati püüdlema selle poole, et kuidas paremini hakkama saada, kuidas efektiivsem olla, kuidas tõusam olla ja nii ka meie. Mitmes piirkonnas on Töötukassa viimase aasta jooksul teatavasti oma esindusi juba kokku tõmmanud. Nõukogu esimehe sõnul sarnaseid kärpeid vähemalt praegu enam laual pole. Me niimoodi näppu peale ei pane ja ütle, et sellega teemaga sa kindlasti pead tegelema. Esiteks on see nii lai teema ja Töötukassa katab väga paljusid alasid. Et kõik teenuste paketid, mis Töötukassas on, ta on väga suure mõjuga kogu Eesti ühiskonnale ja sotsiaalne mõju on väga suur. Et kõik otsused, mis me teeme, saavad olema väga pikalt ja põhjalikult kaartletud. Uus juht on oma peamiseks eesmärgiks seadnud noortega tegelemise, selleks, et juba maast madalast saadaks aru, mida tähendab tööl käimine ja kuidas see võib ajas muutuda. Üha rohkem inimesi minu teada ei mõtlegi traditsioonilises mõttes enam pensionile jäämisest. Nad mõtlevadki, et me töötame nii kaua, kui me saame. Me peame õppima, me peame kohanema, me peame ümber õppima ja selles kõiges ma loodan, et ka Töötukassa saab edaspidi mängida väga olulist rolli. Töötukassa senine juht Meelis Paavel lahkub pärast 23 aastat ametist omal soovil. Uue juhatuse esimehe volitused algavad 21. aprillil ja kehtivad 5 aastat.